tere hommikust! Issand jumal. Vabandust. Meil on käes laupäev ja kell on 9:40 ja mina olen linnas. Õigemini isegi Pelgu linnas ja käisin juba Leoga ühel kohtumisel, võiks selle nimetada. Nii et oleme siin juba asjalikud olnud ja juba toimetanud. Ja issand, ma ei tea, mul on kuidagi nii hea tuju praegu. See oli nii tore kohtumine. Ma ei tea isegi, kas ma võin seda jagada või ei või. Ühesõnaga, ma praegu igaks juhuks, ma ei tea, ei maini seda, ma ei tea, võib-olla, kuigi see vist ei ole mingi salastatud info või midagi sellist, aga ühesõnaga, meil on siin olnud juba laupäeva hommikul tegemist, toredaid tegemisi. Ja nüüd ma sõidan tagasi koju. Ja ma mõtlesin, et ma pole see nädal veel mitte midagi filminud, sest üllataval kombel, ma ei tea, kui üllatav see on, aga see töönädal läks ime kiirelt. Ja ilm on küll vihmane ja sügisene. Aga ma mõtlen, et me võiks täna ikkagi midagi teha. Ja kuna ma veel päris täpselt küll ei tea, mida teha, aga terve nädalavahetus on vaba. Ma olen nagu nii elevil, et mul on nüüd järsku nagu mingi selline nädalavahetus, kus ma ei ole endale kuhjanud mitte midagi. Nii et äkki siis teeme midagi. Mis sa tahad teha, Leo? Kas sa sõid mullitaja? Said mullitaja, jaa. Oi, nii tubli olid, väga tubli olid. Nii et ma mõtlesin, et ma alustan selle videoga ja vaatame, kus see tänane päev viib. Ma tegelikult tahaks minna Ülemistesse, tahaks minna IKEA-sse. Aga vaatame, mis need kodused praegu teevad, sest et ma tulin linna, Brianna magas. Ja Mihkel vist tegi tööd või midagi. Ühesõnaga, sõidame koju ja vaatame, mis nemad teevad, on ju? Jah. Jah, ja teate, mul oli täielik paanika. Ma ei ole nii ammu sõitnud ilma mingi Waze'ita või mingisuguse Maps'ita. Et ma pidin sõitma täna linna põhimõtteliselt ilma selle Waze'ita, sest see ei töötanud. Ma ei saanudki aru, mis värk sellega on, aga see ei töötanud. Vaatame nüüd, kas ta läheb tööle. Ma selles mõttes ma oskan siia sõita ilma juhatuseta. Issand, kurkaks kuju. Ilma juhatuseta ka, aga korraks oli nagu selline, et mis ma nüüd teen siis? Kus ma pean sõitma, mida ma pean tegema? Et nii harjunud oled selle lihtsa eluga nii-öelda. Aga ma ikkagi vaatan, et kas see Waze nüüd äkki töötab, et siis koju sõidame selle järgi. Jah! Brianna, oled sa valmis või? Jaa. Ühesõnaga, meie hakkame tegema... Mis me hakkame tegema? Kirikukoera. Kirikukoera.
oi. Ja kell on praegu üldsegi 2:30. Ma tegin väikse uinaku. Leo veel magab. Ja Bjarna tahtis teha kiiret koera, nii et meil on mingid asjad olemas. Aga paistab, et kõik ei ole, aga proovime ikkagi. Bjarna leidis sellise retsepti. See on tegelikult Anna Luteri retsept. Ma kunagi tellisin isadepäevaks temalt need põlled, mis ta tegi vist mingi kangajääkidest või midagi sellist hästi lahedat. Peaks nüüd üles võtsima tegelikult pakki või selle kolimise käigus polegi veel välja tulnud, aga need vist on kuskil kapis. Igal juhul Bjarna leidis selle retsepti vähemalt ülesse ja meil on kõik asjad olemas, välja arvatud kondenspiim. Ja nüüd mõtleme, et katsetame, kui kondenspiim on ikkagi vaja, siis ma käin kiirelt poes, on ju? Jaa. Nii, aga kõigepealt on siis vaja purustada küpsised, hakkida marmelaad, sulatada või. Ja siis kõik kokku põhimõtteliselt segada. Ja siis ta peab 2 tundi külmkapis olema vähemalt. Õhtul saame süüa siis. Aga siin on No. issi ütles, et oli 2-4 tundi peaks olema paberis, aga las on Aga siin on pane külmkappi vähemalt 8 tunniks. Okei, aga hakkame pihta siis. Ma panen teid ka siia filmima. Nii. Oota. Tule siia. Maki. Nii, kas sa tahad siis hakata neid küpsiseid äkki purustama? Jaa, purustasin vanama juures. Okei. Aga tule sina siia poole siis. Näed. Vanama juures tegid juba seda või? Vanamaga tegid või? Ahah, okei. Mis siis seda kuskilt? 2 pakki on siin, meil on praegu 4, nii et... Kas sa tahad ise lõigata marmelaadi ka või ma aitan? Ma arvan, et äkki sina ikka, sest et vanamaga ma olen niimoodi, et need marmelaad jäänud nähtuda külge kinni ja noa. Sellest ei ole midagi, ma panen need ka siia poole. Nii. Ühesõnaga, teisest tükid ja pane siia sisse. Kuidas sa tegid näppude vahel või? Mina tegin selle asjaga. Saumiksega või? Selle, ei, me tegime sellega, et see nagu toksisid. Okei, aga mis on? Okei, Leo ärkab. Issand, ta pole särki selle. Ai, on ikka. Okei, aga teeme niimoodi, et kõigepealt teed natuke nagu kätega vaata niimoodi. Ja siis pärast toksime veel üle, ma arvan. On ju? Okei. Nii. Aga... Ja siis õige võid läheb siin. 150 grammi võid. Aha, siin on 200 grammi. Okei, ehk siis mingi väike vead. Ei, siin on 200 grammi. Okei, kas siin on huvitav mõõt ka peal või mõnikord neil on mõõt ka? Nii. Ma teen siis... Ma võtan selle siia. Nii, 300 grammi marmelaadi. Marmelaad, siin on 150, siin on 150. Okei, need teeme siis tükkideks. Okei, aga sa toimetasin, siis ma toon Leo. On ju? Aga panetad kusagile niimoodi, et nagu ta ei sega vaata mind. Et need küpsised tuleb siia panna, muidu ta sööb neid kõik ise ära. No meil on siin maruks 2 pakki, nii et kui ta tahab, ta saab süüa. Mis selle kakaopulbriga tuleb teha? Lihtsalt lisada sellele võilema. Ei. Okei, sulata või, lisa kakao ja sega, lisa sulat või... Ma tean. Sa pead nagu panema need marmelaad ja küpsised kõik ühte kaussi, siis sa paned siia või siis sa segad, siis paned kakao. Kakao ja segad, jah? Issand ju. See on ju palju. Huvitav, et siin tegemise juures ei ole öeldud, et tuleks kondenspiima panna. Aga siin nagu on. Äkki see on mõeldud. Ühesõnaga. Äkki seal pole isegi vahet. Bjarna siis toimetab ja ma lähen toon Leo vahepeal, eks?
ja kuubikud. Siin on veel. Vaadake, teie väike mees tuli. Tere sõbrad, ma ärkasin. Oi, mis soeng. Mis soeng. Kas sa tahad küpsist? Palun. Kas ma võin ka ühe süüa? Võta. Nii, paneme su siia tooli, siis sa ka tahad tulla kooki tegema, jah? Jah, natuke väiksemaks ja midagi sa vanaema jälle seda. Ta tompis neid nagu nii ühe asjaga, tead küll, vaata see mingi, millega sa saad hakkliha või seda tompida. Ahah. Me ei ole see minu arust tahtis. Okei, ootame siis ka. Ma tean küll, kus see on siin üleval vist. Ja siin. Sellega või? Lihtsalt niimoodi, jah? Kausis või? Jaa. Ta tegi sellega, vaata, mis on niipidi, see nagu see ots, vaata. Ahah, no proovi siis vaata, kas nüüd äkki läheb laiali ka või? Ma olen siin. Nii, me oleme vahepeal jõudnud nii kaugele, et küpsised on purustatud või on sulatatud. Need marmelaaditükid või marmelaadid on tükkideks tehtud. Nüüd on ainult kokkusegamise vaev. Issand, sorry, ma panen teid kuskil peale lihtsalt. Aga ma pean kakaopulbri ka panema siia siis. Ja vaata, see tegi nüüd niimoodi, et lõika see nüüd. Katki. Vaata, siit ülevalt ilusti lahti on ju. Aga kuidas nagu kas niimoodi? Lõika nii, vaata siit, siis ma selle pealt kinni keelata ja lõksu peale panna. Niimoodi siit. Siit ülevalt. Ja siis... Nii. Ja koia siit ülevalt kinni, vaata. Nii, lõikad selle ära ja siis paned siia sisse 3 supilusikatäit kakaod, on ju. Saad või? Vaata, et see siis maha ei käi. Siis käärid nii halvad või? Nii, viska see kohe ära ka. Siis tekkis seda prahtidest. See on kakao. Kakao, jaa. Saame teha kakao. Kas ma saan? Nii, nüüd ära võtta seda lusikatäit, muidu see pane niimoodi 3 ära ja siis sega, sest muidu see läheb selle asjaga kokku, vaata, ja siis ei saa. On ju, võtad siit 3 supilusikatäit. Nii. Kakao. Nii. Üks. Nii, oota. Panen käärid kohe ära. No, üks veel. Ta ütles, et 3. Jah. Nii, ja siis üks veel. Päris kuhjaga panin midagi. Nii, ja nüüd vaikselt tuleb seda segada. Ja ma segan. Sain just mingi suurema anuma võtta midagi. Niimoodi me tegimegi. Tegite? Ja ma mõtlesin, et me sulatasime šokolaadi, see on nagu pruun. Aga me tegelikult panime võidi kakaod kokku. Siis vanema ütles, et kas ma tahan segada. Ma tahan siia istuma teha. Ops! Tahan segada. Istusin. Ma vaatan. Kõigist nagu paksud tükid on sees. Okei, pa panid siia, jah? Jah. Jah. Mõtletsi kogemata sööma jah. Kõik segavad ilusti, jah? Sega. Mitte mind ka. Sega. Me teeme kõik koos. Väga tublid. Paneme nüüd selle kakao ka sinna sisse. Mis arvate? Kakao, jah? Selle ka. Paneme nüüd selle siia. Paned lusikas ära, ja. Oota, emme kallab selle kakao ka siia. Lõhnab ta
päris hästi. Lõhnab nagu kirju koer või? Jah? Siis me peame selle veel rulli keerama. Keerame rulli ja siis paneme külmkappi või? Teete ilusti, jah? Väga tubli. Nagu? Issand. Oota. Ei söö nüüd seda, keerame rulli selle ja paneme külmkappi. Eks? Peale mina laseme äkki sinna õue minna. Oota. Nii. Siit kommi või? Meie saime kirjukoera valmis, see on nüüd külmkapis. Saime, meid eile ei olnud kodus, nii et ma unustasin kõik asjad kaunistust panemata ja ma panin täna. Ja vaadake, kui nunnud. Vaadake, kui nunnud need on. Näita minu tuba ka. Nii armsad. Ma just ostsin need Selverist, need maksid mingi euro või midagi sellist. Nii, aga selle kommikausi mul on tunne, et ma pean siit likvideerima, sest üks väike mees tahab siit terve kommikausi ära süüa. Ma näitan, millised minu lemmikud on. Minu lemmik on see komm. Need on need raka omad. Need pole või, need on mul. Õhupall. Näita, mis siin on selle õhupalli peal. Puhuma peab õhupalli, jaa. Kas läheb juurde või? Ei. See on tundes nagu seda. No tegime, ma enne puhusin, siis ta vaatas. Jah. Niimoodi puhuda. Ma ostsin need mingid tuled ka, aga ma vastasin, et mul ei ole neid patareisid siia sisse, aga need on päris lahedad. Sellised. Ma tahaks nüüd tegelikult põlema panna, nii et ma mõtlen, et peaks poes käima. Vot. Ja siin läks mingi suurem õhupallimäng lahti. Tere hommikust. Kell on 7 vist juba. Igal juhul. Kell on 7, märkasime mingi 6. Jah. Ja vaatab multikaid juba. Ja ma siin joon kohvi ja kell on juba 7 läbi, 7:18. Ja alustame selle pühapäevaga siis. Ja teate, me eile ei teinud mitte midagi, nagu istusime siin kodus. Vaatasin lastega mingit multikat. Ja läksime mingi 10 magama vist. Ei, mis sest, ma läksin isegi varem. Läksin minust 9 juba voodisse. Ja 10 magama. Nii et jah, oli selline kodune päev hoopis. Et vahelduseks oli tore, sellepärast et Leoga need käimised on sellised, et need tuleb väga läbi mõelda. Sest et poodi minekud enam väga hästi ei toimi, sest et ta tahab seal ainult ringi joosta. Ja kuidagi mõtlesime, et ennast säästvalt oleme hoopis kodus. Aga täna ma vist lähen ise Ülemistesse mingi, ma arvan, et mingi 10 lähengi.
Sest et mul oleks riideid vaja mingeid. Ja ma tahaks lihtsalt korraks nagu poodides ringi vaadata. Ja siis pärast mul on vaja kindlasti mingeid kooli asju teha, sellepärast et eile ma ei teinud mitte midagi. Natukene oli nagu süümekad, samas reede õhtul ma tegin 2 asja ära, nii et ma tegelikult võiks endaga nagu rahul olla küll. Aga ikkagi mingi artikli ja mingi asja ma tahaks ikka läbi lugeda ja teha, nii et see ootab mind veel täna ees. Ja muidu ma siin joon kohvi ja loen Rae lehte, Rae valla eelarvet vaatan siin, mis nad siin siis eelarvestasid. Väga põnev. Väike Halloweeni küünal. Mingi ime läbi see veel põleb. Selles mõttes, et Leo lihtsalt nagu naudib nende küünalde ära puhumist, nii et ronib siia salaja kogu aeg ja puhub seda ära mul. Vot selline plaan. Jah. Kes vanaisa tõi sul uue auto? Teie? Leo, ma arvan, et mind varsti kaevatakse kuskile. Sul on selline soeng, et ma ei tea. Läbi ma mõtlesin, ma kasutan natuke seda aega ära. Loen ühte artiklit, lugesin kommikausi külasse, sest Leo ei suutnud funktsioneerida, kui selline kommikaus oli tema nägemisulatuses, nägemis- ja käeulatuses. Nii et ma põgenesin seda külasse ja loen läbi. Äkki jõuan läbi lugeda. Vast ikka jõuan ühe artikli ja siis lähen Ülemistesse. Et eile oli Mihkel päris pikalt kodust ära, toimetas muid asju ja täna on siis rollid vahetuses. Issand, mul nüüd juuksed appi, ma pean juuksurisse minema. Mina siis teen rohkem natuke oma asju ja tema tegeleb lastega. Vot nii. Issand, mu juuksed näevad nagu nii nirud välja, et see lihtsalt, ma ei tea, midagi on juhtunud nendega ja nad on nagu, nad on veits mustad ka praegu muidugi. Issand, kuidas ma expose in ennast siin kanalil. Aga ma ei tea, ma pean mingit
esiteks ma peaks juuksurisse minema ja teiseks ma peaks hakkama vist mingeid normaalseid vahendeid ikkagi kasutama, sest et ma ei tea, midagi on juhtunud. Et nad nagu näevad kuidagi nii haprad välja. Mingi sirgend on ka nüüd keskmisest nagu rohkem. Ilmselt peaks seda vähendama. Igal juhul ma rohkem ei jätka, ma hakkan siin lugema ja siis lähen ülemistesse. Küsitakse kogu aeg, et mis on andragoogika nagu olemas. Nii, palju muusika kinni. Jõudsin Ülemistesse, kell on 10:17. Parkla on päris tühi. Yes. Ma ei tea, mul on mingisugune haige komme. Ma ei tea tegelikult, kas seda võiks nimetada. Aga ühesõnaga, mul on mingisugune teema, et kui ma tahan tulla poodidesse, siis ma tahan tulla kella 10-ks. Sest number 1 on väga palju suurem lootus, et rahvast on vähem, eriti pühapäeval. Number 2, poes on kõik kaup ilusti alles välja pandud, ei ole mingit nagu tuulamist toimunud. Jälle see veis töötab imelikult, ma ei saa aru. Ma mõtlen seda siit tagant ära üldse. Igal juhul ma olen nüüd siin koha peal ja number 1 ülesanne on minna osta üks kinkekaart ära, sest ma lihtsalt unustan selle pärast. Ma olen jumala kindel. Kinkekaart ja patsikummid on nagu 2 must asja, mida ma pean ostma. Ülejäänud on siuke brausimine, mul on vaja mingit särke tegelikult. Jah, ülejäänud pereliikmed jäid koju. Nii et ma saan siin üksi toimetada, mis on päris tore. Ma sain oma artikliga loetud, nii et üks artikkel vähem. Pean ühe veel täna lugema kindlasti. See on natuke pikem. Nii et, aga oleme õiges ajakavas vähemalt. Vaat selline pühapäev, õues sööb vihma, nii et õue väga ei kutsunud anyway praegu. Siis ma tegin endaga just kokkuleppe autos, et ma ei osta lastele midagi, sest ainuke asi, mida ma teen pidevalt on see, et ma tulen endale asju vaatama, aga ma ostan lastele. Ja kus ma olen? Saara osakonnas või Saaras laste osakonnas. Siin on nii palju nii ilusat asju. Tulin vahelduseks Liidosse sööma, sest et ma ei tea, proovisin igasuguseid asju, aga mitte midagi kuidagi ei sobinud. Nii et nüüd ma olen siin Liidos ja söön pannkooke ja kohvi. Nii veidab, ma ei tea, ma vaatasin nagu neid jõulu mingisuguseid või pidustuste riietusi, mingeid kleite ja asju ja ma ei saa aru, kas uus mood on nagu käia sellistel pidudel nagu väga paljalt, sest esiteks kõik kleidid on nagu nii lühikesed, et vaevu nagu katab mingi kanni ära ja seljad on nagu täiesti paljad, nagu see alumine äär ongi nagu sealt, kus põhimõtteliselt tagumik hakkab. Ja sellisega sa ei lähe kuhugi, ma ei tea, ettevõtte jõulupeole näiteks või ma ei tea, sugulastega kuskile sööma või jõuluistumisele või ma ei tea, teatrisse. Et nagu, kus selliste riietustega käiakse? Ma ei saa aru, kas ma ise nagu nii vanaks jäänud, et ma ei saa enam aru? Või mis värk on? Igal juhul selliseid kleidikesi oli küll palju.
aga ma ei tea. Ma nagu ei näe, et ma sellega võiks kuskile minna. Vot, aga ma söön oma pannkoogi ära ja siis ma teen veel paar tiiru ja siis lähen ostan lastele liireid ilmselt. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga see on võimalik kuidagi. Kell on 3. Kell on 5 minuti pärast 3. Ma ei saanud poest põhimõtteliselt mitte midagi, mida ma tahtsin. Ja Ülemistes on nii palju rahvast, et see on lihtsalt uskumatu. Ühesõnaga, ma ei saanud, mida ma tahtsin. Selle asemel ma sain jõhkra peavalu, nii et ma just võtsin peavalurohtu. Kaotsin ära ühe kõrvarõnga. And that's pretty much it. Ma võin vist öelda, et ma vihkan shoppamist. Nagu reaalselt ma vihkan poodides käimist. Alguses on nagu hurraa, väga tore on ja. Aga siis, kui sa saad aru, et sul on mitte midagi selga ei sobi ja mitte midagi ei ole ka nagu. Ja kõik on nii fucking kallis, vabandust. Selles mõttes, et nagu selle kvaliteedi, mida ma selle raha eest saan, nagu see on lihtsalt olematu. Isegi kui ma käisin, vaatasin, ma ei tea, mingid nii-öelda brändipoode rohkem või mis iganes. Siis need materjalid on ikkagi nagu nii odavad. Ja samas, ma ei tea, püksid on mingi 200 € nagu. Miks? Ma olen nii vihane, sest ma kaotasin 5 tundi oma elust, mida ma ei saa kunagi tagasi. Aga ma sain endale mütsi. Ma olen lihtsalt nagu mütsi, see on nagu olnud, seda võib lugeda omaette võiduks, sellepärast, et mulle lihtsalt ei sobi ka mitte ükski müts. Aga ma ise tunnen nii. Ma ei tea. Ühesõnaga, ma sõidan nüüd koju. Kõht on ka nii tühi. Ma ei tea, mis teha. Ma isegi tunnen, ma pean minema Stockmanni või kuskile. Ja mul on vaja reaalselt kellegi abi, kes ütleks mulle. Sest ma ei tea, kas see on mu enda mingi ebakindlus või millest see nagu tingitud on. Nagu mul on reaalselt tunne, et mul ei sobi mitte ükski kleit. Nagu mitte üks ainus kleit ei sobi mulle. Okei, ühesõnaga, whatever. Ma loodan, et teil on olnud toredam pühapäev. Joon vett. Mütsin selle magneesiumiga värska. Ma tunnen, et see... Ma ei suuda... Ja üks põhjus veel, ma korra veel rändin, sorry. Üks põhjus veel, miks ma nii väga vihkan poodides käimis, on see, et ma saan aru, et see valgustus on nagu... Peabki olema selline, et see toob neid tooted esile ja mis iganes. Aga ma olen nii nagu valgustundlik. Mul kodus näiteks mitte kunagi laelampi pole, sest et mul lihtsalt kohe hakkab pea valutama. Ja nüüd 5 tundi olles selle valguse käes, siis ma lihtsalt tunnen, et it's too much. Ja siis kõik need parfüümid, mida rohkem inimesi poodi tuleb, on ju seda umpsemaks seal nagu ka läheb. Kõikidel on mingid sellised tugevad parfüümid peal. Väga ebameeldiv. Väga ebameeldiv oli see. Okei. Rohkem ei näinud, ma sõidan koju ja vaatan, mis me edasi teeme. Lihtsalt ma nii lootsin, et ma saan täna oma vajalikud asjad. Aga it is what it is, ütleks selle kohta. Ja ma katsun siit nüüd välja sõita. Sest keegi tahab siia kohe juba asemele ka sõita. Nii, kell on 4.
ja tuleb välja, et ma ei ole veel poes, oi kui pime siin on, poes täna piisavalt palju aega veetnud, sest me läheme nüüd Igeasse. Rihanna, sa ei tule siis? Okei. Lähme siis Leo ja Mihkliga. Ja mul oli just maailma kõige jõhkram peavalu, aga see õnneks läks mööda. Jõin siin elektrolüüte ja võtsin rohtu. Nii et lähme siis Igeasse nüüd ka veel kõigele lisaks. Seal on ikka vähemalt tore. Et see on see laud ka, mis me ükskord vaatasime, vaata. Ja pead minema siis tahapoole, eks. Paned jalad niimoodi. Siin on peegel juba olemas, vaata, sa ei pea seinama. Sul on nagu valgusid ka vaja, eks. Mul on need tegelikult olemas. Ma tean, jah. Siin on üks pirn vaja uus osta lihtsalt. See pirn on vist jõhkalt valmis ka. Mingi jah. Mingi võimas pirn. Seda saab sealt vist kodulehelt neil minu vast. Saab neid õigeid pirne. Jaa. See on poti ka, sest ma ei tea, kus see käib. Ma näen ju. Mis see maksab? Vaata, ma ei tea. Nii. Oh my god, ma näen välja nii õudne. Lähme nüüd otsime auto ülesse. Issi juba läks. Mis sa said, Leo? Said rongi? Said rongi? Vaatame, kus auto on. Kell on mingi... Mis kell on? Kell on 6:30. Lähme koju. Lähme koju. See ei õnnestu. Õnnestus. Nii. Tervist. Eelmise ja mul lülitan ikkagi auto vist välja. Ma ei saa, mul on vaja konditsioneeri tegelikult. Igatahes selle ja eelmise klipi vahe võib-olla on nädal aega, võib-olla ei ole. Aga enda kaitseks ma võin öelda, et ma ei teagi, polegi vist midagi öelda. Lihtsalt nii on. Igal juhul ma hakkasin seda vlogipoissi siin kokku panema ja siis ma avastasin, et ma ei ole sellele videole üldse mingisugust lõppu filminud. Nii et ma mõtlesin, et ma tulen ja teen kiiresti selle. Ja naeruväärsel ja iroonilisel kombel te võite vaid arvata, kuhu ma teel olen. Istusin just autosse. Ja ma stardin Ülemistesse. Sest et ma ei õppinud eelmisest korvast piisavalt. Ma ei mäleta seda eelmise nädalavahetuse valu piisavalt. Ja ma pean seda endale taas meelde tuletama. Aga tegelikult mul on vaja jalanõusid ja see on kahjuks möödapääsmatu. Ja ma arvan, et Ülemistes lihtsalt on kõige parem valik selleks. Nii et ma lähen sinna. Kell on praegu 1. Leo läks just lõunaunne. Käes on ka isadepäev.
on ju, nii et kõigile isadele, keda ilmselt siin kanalil ei ole vaatamas, siis võib-olla siis nende naistele ma soovin, et nende meestel oleks siis suurepärane isadepäev. Ühesõnaga, head isadepäeva kõigile isadele. Meie tähistame ka, aga ma käin ennem poes. Aga ühesõnaga ma jätin siin juba 2 minutit täiesti mitte millestki, aga tegelikult ma tahtsin selle video kokku tõmmata, nii et eelmine nädalavahetus siis oli selline, nagu te just nägite. Ja ma loodan, et see väike siuke kodune ja muu tegemiste vlogike oli natukenegi huvitav. Ja kui oli, siis võib videole ikka endiselt vajutada like. Aga igal juhul suur aitäh, et sa oled püsinud minu kanalil isegi siis, kui ma olen olnud halastamatult mitte järjepidev. Ja jah, aga annan endast parima endiselt, et ka siin natukenegi lainel püsida. Nii et aitäh sulle, et sa oled olnud minuga ja ma ei hakka midagi lubama, aga ma loodan, et me kohtume peagi jälle. Nii et olge tublid ja tšauka!